Ja nagu naksti, käes on videoseeria teine episood ja nagu näha, vahepeal olen ma jäänud tublisti nooremaks, habe on ära kadunud ja selle võrra on tegutsemistahe suurenenud. Ja seekord ma teen siis läbi selle protsessi ühe paiga peal näitena siis algusest lõpuni ja ma valin välja ühe Rapla lähedal paikneva raba, kuhu ma ei ole kunagi varem sattunud ja näitan siis ka seda, et kuidas ma teen täpselt selle eeltöö, kuidas ma lähen koha peale ja mida ma siis seal koha peal avastan ja võib-olla ka mõned näpunäited, et mida seal silmas pidada. Ja enne kui ma sellega alustan, tahaksin ära mainida, et eelmises videos ma tegin ühe väikse vea, kui mainisin seda, et mobiili jaoks on olemas siis Maa-ameti kaardirakendus, mille sees saab vaadata täpselt neid looduskaitseala sees paiknevaid vööndeid ja reaalajas siis enda paiknemist nende vööndite suhtes. Tuleb välja, et mu mälu vedas mind alt ja tegelikult see ei vasta tõele, et sellist kaardikihti siis selles mobiilirakenduses ei ole. Aga kui sa ei saa hetkel ka täpselt aru, millest ma räägin, siis sellest ei ole midagi, et sa võid vaadata kas täpsustuseks eelnevat videot või siis minna selle videoga edasi ja ma näitan juba protsessi jooksul siis, et millest selles Maa-ameti mobiilirakenduses siis natukene puudu jääb, kui seal koha peal tegutseda. Ja räägin ka sellest, et kuidas siis nii-öelda ilma selleta hakkama saada. Aga praegu sukeldume arvutisse ja teeme selle eeltöö ära. Nii, ja olengi nüüd omadega jälle arvutimaailmas ja ette olen võtnud siis juba eelmisest videost meile tuttava Google Mapsi ja nagu me teame, siis siit selle kaardikihiga ei ole meil suurt midagi teha. Lülitan selle ümber satelliidipildiks ja siin on siis Rapla, mina uhkelt selle sinise mummuna siin Rapla sees ja minu mõte on nüüd minna sellisesse kohta, et kui siit Raplast nüüd liikuda natukene juuru poole, ida poole siis siin on üks rabamassiiv, kohe ma vaatan, kus see on natuke siit üleval pool, vot siin samas on selline rabamassiiv, kuhu mina ei ole siiamaani veel oma jalga tõstnud. Ja tahaks minna seda avastama, nüüd on küsimus, et kust otsast sellele läheneda ja peaks ka selgeks tegema, et kas seal on mingisuguseid piiranguid, mis ei luba mul sinna minna. Ja mul on hea meel, et mul on ette sattunud ka selline rabamassiiv, mille puhul siis Google Maps ei suuda mulle öelda, et millise rabaga on tegu. Ehk siis sellel pole siin mitte mingisugust nimelist märget, ja see tekitab tegelikult päris palju segadust, et kuidas ma selle siis üles leian ja kuidas ma oskan otsida kaitse eeskirjast infot selle kohta, kui mul puudub selle raba nimi. Aga kui Google Maps ei aita, siis aitab meid Maa-ameti kaardirakendus. Selleks lähen Maa-ameti lehele, võtan lahti siit geoportaalid kaardid ja kaardirakendused. Ja nüüd me teame samamoodi, et nagu ma eelmises videos näitasin, siis see Maa-ameti siis maainfo rakendus, mis on just see Flash versioon, sisaldab endas kõige rohkem erinevaid kaardikihte ja nende hulgas on siis ka looduskaitselised sellised kaardikihid. Ja võtan siit selle Flash versiooni lahti, et äkki ma saan siis selle pealt rohkem infot mind huvitava piirkonna kohta. Kõigepealt zoomin sisse. See võtab natukene aega. Ja ilmselt mitte ei võta niivõrd lihtsalt aega, vaid ka eelmisest korrast juba tuttav teadmine on see, et see rakendus tõrgub siin natukene. Ja proovin siis nüüd uuesti siin ligi zoomida. Kuskil siin juuru külje all see oli. Ja vaatame kohe. Ja nagu näha, siis juba selle võrra on Maa-ameti kaart mind edasi aidanud, et siin on ka kohal konkreetne nimi, juururaba. Aga mind huvitab see, et kas lisaks sellele juururabale on see raba kuuluv ka mingisuguse looduskaitseala või maastikukaitseala koosseisu
ja selleks ma võtan siit parema külje pealt lahti sellise kaardikihi nagu looduskaitse ja Natura 2000, mis peaks siis andma mulle täiendavaid vastuseid. Ja tulebki välja, et siin on punased piirid ümber ja tundub, et see kuulub kuskile looduskaitseala koosseisu. Ja väga suure tõenäosusega siis siin kõrval on kohe Mahtra looduskaitseala, mis on ka nimeliselt välja toodud. Et suure tõenäosusega kuulub ka seesama juururaba siis sinna looduskaitseala alla. Aga selleks, et ma nüüd saaks veenduda selles, tasub mul siis minna lähemale ja ma näengi, et kui ma juba lähemale zoomin, et tuleb välja Mahtra looduskaitseala. Nüüd on küsimus, et kas siin kehtivad mingisugused vööndid. Ja vööndite jaoks üks võimalus ongi siis kohe siin samas toimetada ja võtan siis vasakult küljelt lahti vööndid, teen linnukese ette ja minu ette siis kerkivad kollaselt viirutatud alad ja ma näen, et siin on siis Matsi sihtkaitsevöönd, SKV. Ehk siis seesama juururaba kuulub Mahtra looduskaitseala Matsi sihtkaitsevööndisse. Ja nüüd, et saada selgust selles osas, et kas Matsi sihtkaitsevööndis on mingisuguseid piiranguid, mis ei luba mul vähemalt mingil ajal aastas sinna minna, otsisin siis välja Google'i otsinguga siis Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskirja ja lähen siin vaikselt allapoole. Siin on siis loetletud lubatud tegevused, keelatud tegevused. Pean ütlema, et need on enamikel maastiku- ja looduskaitsealadel suhteliselt sarnased, et siin mingisugust väga suurt erisust ei tasu otsida. Võib-olla lisadetail on see, et rahvusparkides on enamasti oluliselt rangemad kõik need sellised korraldused, mis inimesele on antud. Aga mind huvitavad siis just need sihtkaitsevööndid ja eelkõige siis see Matsi sihtkaitsevöönd. Ja ma vaatan, et kas keelatud tegevusi on, mis midagi kategooriliselt keelaks, siis ma näen, et siin on üks asi, mis on välja toodud, on siis jahipidamine Leva sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. maini. Ehk siis Matsi sihtkaitsevööndile mingisugust suurt piirangut peale pole pandud ja seal ma peaksin siis lihtsalt järgima neid lubatud ja keelatuid tegevusi, siis, mis mul siin on välja toodud. Et nendest tuleb kinni pidada. Ja nüüd tuleb siis välja selgitada mul lisaks ka see, et kas on mingisugused nõksud just juurdepääsu osas. Ehk siis, et mis on need võimalikud kohad, kust ma üldse sellele rabale ligi pääsen. Ja ma näen, et siin on siis Juuru asula ja siit Juuru mõisa lähedalt on näha, et siit läheb nüüd üks tee. Pargitee tundub, et on selle nimi ja läheb siit mööda metsaserva ja läheb siit põldude vahelt, kuni lõpuks jõuabki siis siia kuskile rabanurka. Nüüd alati on see küsimus, et kas siin tee peal ei või olla kuskil mingisugust keelumärki või eratee märki, et seda me ei tea kunagi lõplikult ette ja ka see tee läbitavus võib olla küsitav, seda enam, kui me liigume väikse autoga. Aga ühe potentsiaalse teena me saame seda ikkagi kasutada, et see võib olla üks võimalik variant. Ja selle rabamassiivi puhul siis pean ka silmas pidama seda, et seda ütleme siis selle massiivi teeb pooleks Atle jõgi, millest ma ei pruugi üle saada, nii et siis jääb minu otsustada, et kas ma tahan minna siia alumisse ossa või ülemisse. Mulle endale tundub see ülemine osa huvitavam, sest ta on suurem ja siin tundub, kui keskel on rohkem laukaid, nii et ma peaks leidma mingi võimaluse, kuidas siia saada. Ja ma näen, et tegelikult kui siit Juuru asulast mööda sõita ja siit hakata siis põhja poole vaikselt minema Atla mõisast mööda, siis siin lähevad põldude vahelt päris mitu sellist teejuppi rabani. Üks läheb siis kohe suure tee pealt, keerab mõnisada meetrit siia maha ja tõenäoliselt
väikse autoga mulle tundub, et ma saaksin tulla siia punkti välja ja siis siit edasi peaksin minema juba jala mööda seda põllu äärt, kuni olengi siis juba siin rabamassiivi ääres. Ja siit järgmine võimalus on, et sõidan Mahtra mõisast mööda ja keeran siis siit vasakule, tulen siin ühest talust mööda ja sõidan siis siit ja jätan siis auto kuskile siia metsa äärde ja siit lähen siis jala edasi ja olengi jälle omadega rabas. Ja tavaliselt ma nii teen, et ma võtangi 1, 2, 3 võimalikku tee otsa ja arvestan sellega, et mõnes kohas ei pruugi tee olla läbitav, mõnes kohas on mingisugused keelumärgid ees ja mõnes kohas võib-olla lihtsalt kuidagi jääb võib-olla see tee ots siis kuidagi sellest rabamassiivist niivõrd kaugele ja mingi sisetunne võib öelda ka seda, et ees on väga suured vesised alad, kust ei pruugi teatud perioodidel aastast siis nagu läbi saada. Aga need on sellised kogemused, mis saavad tekkida ainult praktika käigus. Nii et järgmine samm on mul siis see, et ma võtangi siis telefonis lahti Google Mapsi ja otsin siis need samad teeotsad seal ülesse, vajutan näpuga kas siis näiteks selle punkti või siin üleval selle punkti peale ja vajutan, et stardi, istun autosse ja lasen GPS-il siis ennast kohale juhatada. Nii et järgmisena siis näitangi korraks seda telefoni osa ja siis juba oleme maastikul. Nii, nüüd mul on siin ees telefon ja juba tuttavad kohad on siin keskel on Rapla ja kui lähen natuke zoomin välja, siin on juba tuttav Juururaba ja võtan nüüd selle esimese teeotsa, mis siit rabamassiivi juurde vasakule viib, näpuga peale, märgib punkti ära, juhised ja ongi teeots teada, kuskil 14-15 minutit sõitu ja olengi kohal, nii et kohtume maastikul. Ma loodan nüüd, et see tuul ei sega selle video kvaliteeti heli mõttes kuigi palju ja tahan öelda seda, et nüüd ma siis jõudsin täpselt sellesse punkti, kus ma palusin Google Mapsil ennast tuua. Väike trikk muidugi asjal oli. Nimelt on teinekord väga võimalik, et läheb Google Mapsiga sedasi, et sa vajutad näpuga ühte punkti, just kui sa sooviksid sinna minna, aga Google Maps juhatab sind selles mõttes valesti, et ta palub sul auto jätta seisma juba võib-olla pool kilomeetrit varem ja näitab, et sa peaksid minema jala üle põllu. Et selles mõttes tasub seda GPS-i kuskile maani uskuda, aga natuke tuleb ka oma peaga mõelda ja jälgida seda maastikku. Et kui sa näed ikkagi kaardi pealt, et autotee keerab vasakule, siis ära hakka seda autot varem põllu äärde jätma, et sõida ikkagi lõpuni, kui vähegi saab. Ja siin on siis juba tegelikult tuttav koht. Ma üritan siia kuvada kõrvale ka selle kaardipildi ja näidata siis, et mina olen ühe siis tee otsas või tee lõpus ja siis teisel pool on siis see metsa äär ja läheb ilmselt ka selline sarnane tee nagu siin, läheb sinna metsa tukanurka ja seal taga siis juba ongi see sama Mahtra raba, Juururaba, et juba lähevad nimed ka sassi, et Mahtra looduskaitseala ja Juururaba on siis see, kuhu mina lähen. Ja minu tänase suuna ma märgin ka sinna kaardi peale siis punase joonega maha ja loodan, et sellest kujuneb mingisugune arusaadav pilt. Et järgmine ülesvõte on siis juba, kui jõuan omadega Rappa. Tegelikult üks oluline asi on mul veel puudu. Võib-olla kui te vaatate mu varustust, siis tuleb ka meelde. Kui me Rappa lähme, mõistlik on võtta räätsad kaasa. Ja mina jätsin nüüd praegu autosse. Nii et ma lähen toon räätsad ära ja siis lähen vudinal kiiresti raba poole. Äkki jõuame ikkagi mõned laukad ka ära näha. Ma olen jõudnud nüüd sealt auto juurest üle selle karjamaa siia põlluserva ja tegelikult juba taimestiku järgi, õigemini siis
metsatüübi järgi on näha, et raba on kohe siinsamas. Ja nagu soode ja rabadega ikka, eks neid on kõvasti ka kuivendatud ja see, et sa hakkad auto juurest tulema ja tuled mõnusalt üle põllu ja arvad, et sa saad mõnusalt kuiva jalaga rappa astutud, siis see võib väga tihti olla ekslik. Ehk siis läbi jällegi isikliku kogemuse, kui sa oled piisavalt just vahetult enne raba pidanud selliste kraavidega silmitsi seisma, siis ühel hetkel hakkad sa ka Google Mapsis ja üldse teistes kaardirakendustes nendele väikestele kraavikestele oluliselt suuremat tähelepanu pöörama. Ja see on mingis mõttes selline paratamatu osa sellest. Eriti kui sa otsid mingisugust uut kohta, siis kulub natuke aega selleks, et leida see hea ülemineku koht. Ja siin on õnneks näha, et see kraav nüüd nii meeletult suur ei ole. Ja vähemalt seal kaugemal läheb ka suuremaid puid üle. Et ma vaatan, et võib-olla ma olen nii kõva mees, et lähen siit väikse hüppega üle ja loodan, et see puruks ei lähe. Ops! Korras. Ja tundub, et kõige raskem osa on mööda saanud. Siin on selline siirdemets. Pinnas hakkab minema järjest niiskemaks. Turbakiht järjest paksemaks. Ja kaugel tegelikult, mis ta nüüd nii kaugel on, aga eemal paistab ka juba selline hõredam avamaastik. Hetkel on kõik hästi. Näitan siis ära ka Maa-ameti kaardirakenduse, et milline see siis telefonis välja näeb ja mis võimalused siin on. Näeb ta välja üsna sarnane sellele, mis ta on arvutis ja kohe ta kuvas ka ette siis minu asukoha reaalajas, kus ma hetkel viibin. Ja nagu näha, siis tõesti need teeotsad ja kõik see piirkond on üks ühele Google Mapsiga. Lihtsalt see värvid ja kaardi detailsus on natukene erinev. Ja siis siit vasakult külje pealt saab võtta lahti selle menüü. Siin saab valida igasuguseid kaardikihte ja üks selline huvitav asi, mis kindlasti annab avastamisrõõmu juurde, on siis näiteks kohapärimus. Kohapärimus. Ja natuke ta võib selle kohapärimusega tegelikult tõrkuda. Ma vaatangi, et ta ei kuva hetkel vajalikku infot. Et kui midagi sellele Maa-ameti kaardirakendusele siin telefonis ette heita, siis kindlasti on need just need sellised toimimisega seotud asjad, et see äpp ei toimi sujuvalt. Ja nüüd on näha, et see kohapärimuse kaardikiht andis mulle juurde uusi objekte. Et siin teisel pool raba on näiteks turbavõtu koht Metskülas. Siin vaatame, mis siin allpool on veel. Veel midagi huvitavat. Veel allpool on üks turbavõtu koht. Siin on veel mingisugune Veskimäe tuulik. Ja teinekord on märgitud ära ka keset rabamassiivi näiteks metsavendade punkri koht. Et see on hoopis jällegi selline teistmoodi avastamine, mida Google Maps ei võimalda. Et selles mõttes võib öelda, et igal rakendusel on oma sellised plussid ja miinused ja nüüd siit edasi raba peale minemiseks ma seda rakendust rohkem ei kasuta. Selleks on ikkagi Google Maps parem või ka printida siis tõesti välja
täiesti eraldi kaart selle piirkonna kohta. Ja on hoopis lihtsam, ei pea seda telefoni näppima. Metsatukka hakkab selja taha jääma ja mind ootab siis ees selline lagedam raba. Ja ilmselt ma sätin ennast selle mõttelise koridori keskele. Nagu ka kaardi pealt näha oli, siis tegemist on sellise hästi pika ja ovaalse rabaga. Ja see tegelikult teeb orienteerumise siin suhteliselt lihtsaks. Ei ole väga karta, et me väga puusse saaks panna. Kui meil natukenegi seda orienteerumisnutti on. Eks nende maastikega on nii, et ei tohi kohe liiga suurt tükki võtta. Kas või gramm haaval. Siin on näha, et üks metsajoon on siin pool, teine on teisel pool. Ja edasi läheb siis see raba niimoodi pikkusesse. Ja laukad ongi siis kuskil seal eespool. Siis ole näha, kas ma viitsin ja jõuan mõneni neist kõndida ka. Olen jõudnud üsna lageda peale ja endiselt on siin väga lihtne orienteeruda, sest ühel pool on kõrge mets ja teisel pool üle nende rabamändide latvade paistab kõrgem kuusik. Ja mina lähen siit siis otse. Nii et kuskile väga võssa pole mul võimalik omadega panna. Ja selles mõttes ongi niimoodi, et teatud kujuga rabad ja maastikud sõltuvalt sellest, millised pinnavormid seal on. Et mõnes kohas on lihtsalt oluliselt kergem liikuda, sellepärast, et meil on rohkem orientiire. Maastik ei ole nii kirju või siis vastupidi, et ta ei ole nii üheilmeline, et me ei tee enam vahet, kust me tulime ja kus me lähme. Et selles osas lasub ka natuke ette mõelda. Simsalabim ja olengi üles leidnud vee lõpuks. Pikalt oli sellist kuiva lagedat ala, aga olen jõudnud laugaste juurde lõpuks ometi. Vahel mul on tunne, et need laukad on võimalik isegi lõhna järgi ära tunda ja ilmselt loomad seda teevadki. Siin on ka näha, et tegemist on populaarse joomiskohaga. Siin on laukaid veelgi, mitte liiga palju, aga ikkagi midagi on. Mul endal on tavaliselt nii, et kuidagi ma otsin just neid rabast, kus laukaid oleks, et kui seda vett üldse ei ole, siis ma tunnen, et millestki nagu puudu. Eriti soojemal ajal tahaks mõnusalt sinna tumedasse sooja vette hüpata. Isegi tundub, et jõhvikaid ei tea, kas käärind, aga täitsa söödava maitsega. Igatahes ma olen saanud nüüd need laukad kätte ja ilmselt võtan suuna nüüd selliselt, et ma lähen hoopiski sinna metsa ja võtan sealt järgmiseks orientiiriks Atla jõe. Mööda jõe kallast lähen siis sinna põldude poole tagasi, sest need kraavid, millest ma üle hüppasin, need on siis selle Atla jõega ühenduses. Et ma teen sellise mõttelise justkui ruudu või sellise nagu silmuse. Lähen, teen ringi ja tulen samast kohast välja tagasi. Ja mis on minu arust eriti äge on see, et ma olen nüüd üles pannud ühe video ja sain ka väga põnevat vastukaja. Nimelt on siis veel, isegi võiks öelda, palju lihtsamaid võimalusi, kuidas sellist eeltööd ja kaardistamist ja enda üldse positsioneerimist loodusmaastikel teha. Ja nende kohta siis räägin ka
detailid lahti ja näitan neid rakendusi täpsemalt ka. Et vahel on hea, panen lihtsalt oma info välja, inimesed peegeldavad sulle tagasi ja lõpuks kogu maailm saab igas mõttes targemaks ja paremaks. Selliselt see maagia toimub. Jõudsin nüüd rabast siis tagasi. Või mis tagasi, õigem oleks öelda edasi. Jõudsin metsaserva. Ja siin on nii mõnus selline väga kerge tuul, ainult puulatvades natuke tugevamalt kahiseb. Natuke olen enda peale pahane, et ma ei võtnud kaasa ripppoodit. Oleks mõnusalt siin mändide vahel liikunud ja rabavaikust nautinud. Vaatan, et põdrad on siin intensiivselt toimetanud ja vist isegi metssead. Keegi on väga agaralt maa üles kraapinud. Üks väga vana puu pikalt siin niimoodi lagunenuna seisnud. Ja see Atla jõgi, mida ma nüüd orientiiriks tahan võtta, et see jääb siis kuskile sinna ette. Väga loodan, et siin liiga soiseks ei lähe. Teine kord võib ta nii olla, et raba on kõrgem, maastik hakkab langema ja jõe ümber on väga soine ja vesine. Siin on juba selle puistu järgi näha, et mändidest hakkab saama kask. Ja see tähendab seda, et maapind muutub, tingimused kasvuks on teistsugused. Aga loodame, et jalad jäävad kuivaks. Leidsin üles selle Atla jõe, mis ennast kahe rabamassiivi vahel peidab. Ja nagu näha, see on tegelikult täiesti ideaalne orientiir, mida kasutada. Ja maastik on ka siin väga lihtsasti läbitav. Räätsisid pole vaja ja tean kindlalt, et ma kõnnin auto poole tagasi. Väga hea suunda hoida. Selliseid maastikuvorme või pinnavorme tasub alati otsida. Olgu need siis mingisugused jõesängid või künkad või midagi muud. Eriti kui oled algaja. Olen nüüd lõpuks jõudnud siis sealt mööda jõeserva tagasi juba minu tuttava kraavi juurde. Ja teinekord ikka juhtub, et alles matka lõpus sa avastad, et oleks olnud ka lihtsam viis metsani pääsemiseks või rabani pääsemiseks, kui üle kraavi ronida. Ehk siis see variant oleks olnud kõndida siia põllunurka ja siit läinud üle. Aga kuna kraav ei olnud nii suur ja sügav ka, et siis see kadu või pingutus ei olnud nüüd nii suur, et oleks selle tegemata jätmisest nüüd midagi võitnud. Aga võib öelda, et missioon on edukas olnud ja auto paistab seal kuskil kaugel üle põllu. Võib-olla kuskil 500 meetrit kõndida ja olengi kohal. Võib öelda, et nii lihtne see oligi. Aga nüüd ma lähen koju ja räägin siis veel paarist lihtsast tööriistast, mida isegi võiks öelda, et on mugavam kasutada. Ja selles osas olen võlglane inimeste ees, kes seda infot minuga nüüd vahepeal jaganud on. Nagu näha, siis olen õnnelikult kodus tagasi ja tee peal juhtus selline põnev asi, et ma sain oma esimesele videole natuke tagasisidet ja sain ka veel mõtteid ja soovitusi, et milliseid tööriistu rakendusi veel saaks kasutada. Ja vaatasin järgi, tegelikult on tõesti mõne asja jaoks olemas isegi lihtsam ja selline mugavam võimalus seesama info endale selgeks teha. Nii et siia video lõpuosasse näitan ma siis need võimalused ka nüüd kohe ära. Nii, nüüd üks nendest äppidest või rakendustest, mida ma tahan teiega jagada, on siis võib-olla paljudele tuttav RMK rakendus loodusega koos. Ja mingis mõttes on see üks mugavamaid rakendusi üldse ja selle soovitamise eest võlgnen ma tänu siis Andresele, kes saatis selle info mulle otse
Laukesoo Ravasaarelt. Nii et tervitused Andresele ja hea on näha, et inimesed reageerivad mu infole ja pakuvad ka selliseid lisalahendusi. Nüüd, mis selle RMK rakendusega on hea, et esiteks nagu näha, et ma olen tagasi Raplas. Ma näen siin enda asukohta ja lisaks seda saab samamoodi siis zoomida ja väga lihtsalt liigutada ühest kohast teise. Selle kaardi laadimine ei võta palju aega ja siit on võimalik võtta siis välja näiteks aluskaarte on samamoodi võimalik muuta näiteks hübriidiks. Nii, ma näen siin neid maastikujooni väga hästi ja lisaks on siin näha, et on piiritletud kaitsealad. Et see tuleb siis kaardikihtidest, ma saan valida, et milliseid asju mulle kuvatakse. Et sihtkaitsevööndid näiteks oleks ka peal märgitud ja nüüd kui ma näiteks võtan selle sama juururaba, klikin siia peale, ta ütleb mulle kohe, et tegemist on Mahtra looduskaitsealaga ja Matsi sihtkaitsevööndiga. Ja kui ma liigun siit näiteks mõnda teise rabasse, kus on sellised kangemate piirangutega alad, näiteks Loosalu rabas, liikumispiiranguga ala on siis punasega tähistatud, Kõrgemäe sihtkaitsevöönd ja piirangu kestvus on siis ka välja toodud. On siis 1. veebruarist kuni 30. juunini. Ja selles mõttes on see kaart selline väga mõnus ja lihtne. Tõenäoliselt enamik inimesi kasutab seda kaarti ikkagi ametlike radade ja uute põnevate kohtade avastamiseks just ametlikus võtmes. Aga nagu näha, siis see on ideaalne rakendus ka sellisele looduses seiklejale, mida saab jumala hästi kasutada just telefonis. Nii et igati väärt tööriist. Nii, käes on hommik ja ma otsustasin, ma unise peaga teen kohe selle video lõpuni. Ehk siis võtan kokku kõik need eelnevad jutud, mis ma 2 video jooksul rääkinud olen. Ja esiteks ma pean ütlema seda, et kogu see asi kukkus väga põnevalt välja. Et esiteks olid teatud tööriistad, mida ma olen harjunud ise kasutama. Ja aja jooksul, kui see esimene video oli üles pandud, sain ma mitmeid soovitusi. Ja need soovitused tegelikult juhtisid mind kõik ühte kohta. Ja see oli siis seesama RMK loodusega koos äpp, mida ma viimasena tutvustasin. Ja peab tunnistama, et tõesti, kui meil on vaja kasutada mingisugust rakendust maastikul, siis see loodusega koos äpp on selleks kõige parem. Ta on kõige mitmekülgsem ja ta on kõige mugavam. Sa saad võtta sealt välja erinevad aluskaardid, sa saad näha maastikku mitte lihtsalt graafiliselt, vaid sa saad teda näha ikkagi ortofotona, et sa saaks märgata täpselt neid detaile, kus mingisugused puud ja põõsad on. Ja samamoodi sa saad võtta erinevad kaardikihid, et sa saad näha, kus on siis need kaitsealad, kus on piiranguvööndid. Kui sa klikid sinna vööndite peale, sa saad lisainfot, mis kuupäevast, mis kuupäevani siis piirang kehtib. Ja lisaks on hea, et seal on olemas isegi seesama pärandkultuuri kaardikiht, mis tähendab siis seda, et maastikule ilmuvad sellised punased tähised ja nende peale klikkides me saame siis teada, mis seal parasjagu meile avaneb, et kas see on mingisugune vana talukoht, kas see on mingisugune turbavõtukoht, mingisugune veski ja peale klikkides siis lisaks on välja toodud ka see, et mis objekt see selline on. Väike selline lühikirjeldus, ma vaatasin, on ka paljudel objektidel juures. Ja kõlab võib-olla natuke nagu kunagises teleturus, et see ei ole selle äpi puhul kõik. Et tegelikult, kui me tahame juurde teada ka näiteks seda, et kuidas me mingi koha peale saame, siis piisab vaid sellest, kui me vajutame näpuga ennast huvitava asukoha peale, hoiame natuke näppu all ja siis sarnaselt Google Mapsile tekib valik, et kas me soovime sinna sõita ehk siis võtta juhised
ja pärast seda, kui me oleme need juhised valinud kohalesõiduks, suunab siis see RMK äpp meid Google Mapsi ja me saamegi täitsa mõnusalt kohale sõita. Nii et selles valguses võib öelda, et asi kukkus selliselt välja, et ma näitasin sulle ära kõik keerulisemad tööriistad, kus on tõenäoliselt suurem hulk andmeid koos, aga kui sind nii väga need eeskirjad ja mingisugune detailsem info ühe või teise maastiku või looduskaitseala kohta ei huvita, siis piisab sulle sellest RMK äpist. Ja tõenäoliselt on niimoodi, et arvutis on ikkagi seda eeltööd teha lihtsam, et meil avaneb suurem pilt, me saame täpsemalt vaadata, et kust pääseda ligi ühele või teisele metsale või rabale ja lisaks siis hiljem kasutame sinna juurde siis seda telefonirakendust juba kohapealseks navigeerimiseks. Et nii lihtne see asi tegelikult ongi. Et kui sa viitsisid vaadata ära kõik eelneva video, siis see on ka väga hea ja kui sa võtad siit kaasa selle RMK äpi, siis sinuga on ka kõik väga hästi. Et see sõltubki sellisest isiklikust eelistusest. Ja võib-olla ära mainida siin ka veel see, et mis puudutab sellist eeltööd arvutis, siis tasub visata pilk peale ka sellisele kaardirakendusele, mis avaneb siis loodusvaatluste andmebaasis ja selle lingi siis aadressi ma panen ka siia samasse alla kohe kirja. Ja mõtlen, kas midagi on veel, mida ma võiks lõpetuseks sulle soovida. Üks asi on see, et peale hakkamist ja harjutamist on kindlasti vaja ja kindlasti ma panen südamele selle, et mina näitasin nendes videodes oma kodupiirkonda. Väga mõistlik oleks see, et kui sina vaataksid nüüd selle pilguga, et mis kohad on sinu kodu ümber. Sul võib olla mingisugune mererand, kus sa pole kunagi käinud, võib olla mingisugune metsamassiiv, et see ei pea ilmtingimata olema raba. Ja ma arvan, et vastutustundlik on ka neid asju hajutada, ehk siis ära niivõrd püüa minna seda teed, kuhu kõik teised lähevad, vaid püüa leida siis endale mingisugune oma salakoht. Ja muud ei olegi. Peale hakkamist ja vastutustundlikkust. Nii et kohtume metsas või rabas.